Esiteks me püüame teha seda niimoodi, me ei ole veel õpetajatega kõiki kokkuleppeid saanud teha, aega on olnud päris vähe, aga me püüame teha nii, et kõik need kursused, mis ei ole eesti keel, matemaatika ja inglise keel, võimalikult kiiresti nagu ära kokku tõmmata, et jääda 12-ndikele aega tegutseda nüüd siis tõesti nendes ainetes, kus on riigieksamid. Et püüame tekitada seda, et mõni pinge nagu läheks maa ja saaks hakata tegelema nende kohtadega, kus see pinge üleval on. Nüüd proovieksamite puhul veel ei tea, kuidas seda korraldada. Nagu tahaks ja tahaks ju hästi ette valmistada ja tahaks ju head nõu ka anda õpilastele, aga veel väga täpselt ei oska öelda, kuidas me seda korraldame. Kas aprillis toimub vaheaeg, kas on võimalus, et see lükkub edasi? Kõik on võimalik. Igasugused asjad on võimalikud. Et olgem valmis igasugusteks asjadeks, aga sest me tegelikult ju ei tea ette, mis sündima hakkab ja need otsused ei ole ka kooli teha. Veel neljapäeva õhtul kell 4 olin ma täitsa rahulik, et mitte midagi ei juhtu, aga juba näed, kella 8 juba juhtus. Et tegelikult me selliseid asju ei tea kunagi ette, aga praegu tundub küll, et miski ei viita, et vaheaeg võiks olla kuskil teises kohas ja miski ei viita ka sellele, et kooli aasta peaks minema kuidagi moodi edasi lükata juunisse. Et selle kohta praegu küll ühtegi niisugust sõnumit ei ole, sest see, mida me siin praegu teeme, on ikkagi ja sellena me seda käsitleme, see on küll teistmoodi, aga see, mida me teeme, on õppimine ja praegu, kui tõesti mitte midagi väga suurt ja tohutult olulist ei juhtu, siis me püüame sellises tavapärases rütmis edasi minna. Mis saab konsultatsioonidest? No selliseid hommikusi konsultatsioone, nagu meil on siiamaani sellel õppeaastal olnud, neid me teha ei saa. Praegu me oleme pakkunud välja sellise võimaluse, et õpilased ise küsivad õpetajatelt stuudiumi suhtluse kaudu. Kui küsimusi, mis on sarnasel teemal, tuleb rohkem, siis saab õpetaja edasi toimida, et kas ta teeb siis veebikonsultatsiooni või kirjutab täpsemad juhised, et konsultatsioonidega siis toimetame õpetaja ja ainepõhiselt. Siin on minu meelest hästi oluline asi on see, et praegu, kui iga inimene istub omas kodus, siis me peame tekitama nagu sellised suhtlemised, mis on võimalikult otse inimeselt inimesele, et me väga palju ei saa siin teha selliseid konsultatsioonide puhul on see samamoodi. Õpilane, ole hea suhtle õpetajaga, kirjuta talle stuudiumis või kasuta Facebooki või mis iganes meetodid sul on. Stuudium on meie ametlik selline kanal, mida kasutada. Suhelge omavahel klassikaaslastega, vahetage infot. Kui on tarvis, võtke ühendust Marise või Helinaga, kui on nõu ja abi vaja. Suhelge klassijuhatajaga, kui on nõu ja abi vaja, et siin tegelikult selles asjas on see suhtlemine on hästi-hästi oluline. Ja siin muidugi üks asi, mis läheb konsultatsioonist kaugele, on see, et kui teis on seda jõudu ja nagu suhelda klassikaaslastega omavahel ja kui teile tundub, et keegi jääb kuidagi mängust välja, siis olge head, andke sellest klassijuhatajale kindlasti ka märku. Et oluline on see, et iga õpilane oleks pildis sees, ta suhtleks, ta saaks sest kui sa pead olema üksi kodus, siis see natukene on selline koht, kus on vaimule ka paras katsumus.
et olgem hästi tähelepanelikud üksteise suhtes. Ja siinkohal võib-olla veel meeldetuletus, et kui ikkagi TV5 läheb kojast ära ja kodus ei ole võimalik õppida, et siis ka samamoodi sellest aineõpetajale ja klassijuhatajale kohe märku anda. Nüüd siis jälle eksamite juurde, et kas eksamite puhul on oodata erikorraldust sellepärast, et oleme jäänud ilma mitmetest tundidest ja konsultatsioonidest võrreldes eelmiste aastate õpilastega? Pigem ma arvan, et neid erikorraldusi ei tule. Sellepärast, et see eksamite ettevalmistus käib Eestis nagu hästi sellist kindlat rütmi pidi ja ma arvan, et kõik need asjad on seal juba ette valmistatud ja kõike seda. Võib küll tekkida tõesti see olukord, et tekib mingisuguseid ajalist nihutamist. Aga ma pigem ikkagi praegu oleksin nagu selles seisus, et valmistaks ette samasuguseks eksamiks, nagu see on olnud ja nagu õpetajad on teid ette valmistunud. Ühtegi paremat soovitust ma anda ei oska ja eks me peame siin veel lähiajal läbi rääkima selle, et mida me täpselt nende eksamiainete ja konsultatsioonidega teeme, et need võimalikult efektiivsed oleks ja kuidagi hästi pihta läheksid. Kui olukord normaliseerub, kas 12-ndikud käivad ikkagi koolis edasi kuni eesti keele eksamini, nii nagu enne plaan oli? Kui olukord normaliseerub, siis on kõik normaalne. Minu meelest ka. Jah. Igal juhul siin rahustuseks võib öelda, et me püüame teha nii, et mis iganes meetodil, mis meie võimuses on, õpilased valmistada ette siis võimalikult parimal viisil eksamiteks. Kuidas tagada, et õpetajad annaks tunnimahule vastavas koguses ülesandeid? Et ei oleks seda, et õpetajad arvavad, et kodus on rohkem aega, et nüüd siis võiks vaadata mingisuguseid pikkasid videoid ja nii edasi. Me oleme sellele mõelnud. Eks need üleskutsed ka kolleegidele on selles osas läinud, et me peame kindlasti arvestama, et e-õppe võib võtta kauem aega ja päris samamoodi me ei saa sellele õpetusele läheneda. Otsapidi on nüüd see iga aineõpetaja vastutus, et maht oleks mõistlik. Teist otsapidi on klassijuhataja see, kes saab enda klassi ülesannetele otsa ja kolmandat otsapidi saavad kõik õpilased ka sellest klassijuhatajale teada ja ka aineõpetajale teada anda. Et need jagumised, ajalised jagumised võivad tekkida siin küll natukene minna teistsuguseks, sest ilmselt osades ainetes on mõtet anda koduseid töid tõesti selliseks igaks päevaks, nüüd järgmiseks päevaks. Mõnede ainete puhul võib tekkida siin vajadus tekitada näiteks niimoodi, et vaata, et põhimõtteliselt on mul siin üsna selline mingi hulk materjali. See materjal tuleb nüüd mõne päeva jooksul läbi töötada ja siis oleks vaja teha sellest selline kas mingi kokkuvõttev essee või analüüs, et ta sellisel juhul ei ole võib-olla päris päevade kaupa. Et ilmselt see saab olla erinevates ainetes natukene erinev ja kahtlemata see oht on olemas, et materjali või õppimist saab liiga palju. Eks on see meie kõigi hool ja vaev, et see nii ei läheks ja see õppimise hulk oleks ikkagi mõistlik ja hoomatav. Koolikeskkond tagab parema võimaluse keskendumiseks. Osadel õpilastel on kodus väiksed õed-vennad ja see tekitab palju taustamüra, et kas õpetajad on sellega arvestanud, et kodus ei ole võib-olla nii hea keskenduda? Jah,
Jah, ma arvan ka, et selliseid hetki siin eriti praegu, kus paljud pered on koos ja siis tuleb mööda elupaika siis nagu neid töökohti ehitada, kus saab rahulikult tööd teha, et seda on kindlasti ja eks seda segadust siin on. Püüame sellega arvestada, ja püüame ka arvestada seda, et kui nüüd tõesti ei ole võimalust tööd teha, siis me peame ka selle koha peal midagi välja mõtlema. Et me oleme üldiselt eeldanud seda, et kõikidel inimestel on ligipääs nutivahendile või ka arvutile. Aga kui siit kuskilt hakkab tohutult pitsitama, siis palun anda sellest märku ja siis me mõtleme edasi, kuidas sellega toimetada. Et sellisest nii tehnoloogilises mõttes kui kõikidest nagu muudest kohtast, kui on näha, et kuskil hakkab asi minema selliseks, et enam ei saa, siis andke sellest märku, siis mõtleme koos edasi, kuidas toimetada. Et ikkagi õpitud saab. Kõige olulisem selles juures on see, et kui sul on mure, siis ja see mure ikka juba kestab, siis ei ole mõtet selle mure otsa praadima jääda. Et ütle see välja, siis saab sellega tegeleda. Siis selline küsimus, et kuidas te prognoosite lõpuaktuse toimumist? Veel ei oska midagi prognoosida. Ma siin 12-ndikaga, mis ta oli siis neljapäeva õhtul viskasin nalja ja siis teeb igaüks ennast kleedis pilti ja siis me vastastikku saadame seda. See oli nali. Et oleme valmis igasugusteks asjadeks, aga nii kaua, kuni nad veel käes ei ole, nii kaua püüame ikka, oleme optimistlikud ja küll me meetodi leiame. Küll me leiame meetodiga selleks, et üksteisele hästi öelda ja niimoodi kuidagi välja sellest olukorrast tulla. Just eriti sellises segases olukorras on kuidagi hästi oluline, et me üksteist toetaksime niimoodi, et ma arvan, et saavad nad ka korralikult ära lõpetatud. Niimoodi, et kõigil hea tunne on. Mul on siin vahele küll paar küsimust tulnud. Näiteks, mis saab valikeksamitest? Ma arvan, et nendega on olukord sama, mis teiste eksamitegi. Koolieksamid. Koolieksam, jah. Jah, tõenäoliselt on olukord samasugune, et oleme optimistlikud esialgu. Siis tuli selline küsimus, et mis saab tegemata jäänud valikkursustest ühepidi saama matemaatika konsultatsioonikursusest või et kui üleüldiselt 12-ndikel on nüüd mingisuguseid valikkursusi, mis nagu jäävad tegemata või? Mis mõttes jäävad tegemata, et praegu valikkursused toimuvad, et kui kellegil on mõni valikkursus puudu, siis ta saab seal osaleda. Need valikkursused, mis on millegi pärast puudulikud ja kui valikkursuste arv on täis, siis me neid enam ei arvesta. Kui on mingis muus osas valikkursuste puhul küsimus, siis võib eraldi veel üle küsida. Siis küsiti, kuidas on UPT kaitsmistega? UPT tuleb ette valmistada ikka. Kuidas kaitsmised toimuvad, veel ei oska öelda. Aga UPT on ikkagi nagu, neid tuleb ikka teha. Et selles mõttes, et see töö katki ei jää ja tasub suhelda oma juhendajaga ja juhendajatel juhendatavatega ja et see tasub selle koha peal edasi minna. Siis ka selline küsimus tuli, et kas kooliraamatukogu on vahepeal lahti, et osadel õpilastel selgus nüüd, et neil on vaja õpikuid, kas siis eksami tarvis või millegi muu tarvis? Tasub võtta raamatukogu hoidja Tiiuga ühendust ja
ja siis on tõesti vaja kokku leppida see, et kuidas seda raamatut kätte saada. Üks võimalik variant, ma niimoodi praegu natuke niimoodi, et ma ei ole selle peale enne mõelnud, aga niimoodi vastates ütlen, et on võimalik teha küll niimoodi, et mingil kellaajal saada koolimajja sisse ja lihtsalt Tiiu on pannud raamatu õpilase nimega kuskile sinna ette aatumisse välja ja tuleb ja võtab niimoodi, et ei peaks väga kokku saama, aga samas oleks võimalik ikkagi raamat kätte saada. Kui nüüd õpilane arvestas, et ta saab valikkursuse arvestatud huviringi eest, mis on siis kas väljaspool kooli või kooli sees, aga see huviring jäeti nüüd ära, et kas ta ikkagi saab selle arvestatud? Ja huviring ju toimub terve aasta jooksul, pikema perioodi jooksul. Ma arvan, et sellel aastal võib huviringis osaleda loomulikult siis lühema perioodi. Rohkem jooksvaid küsimusi ei ole, siis ma tulen viimase küsimuse juurde, et Venemaa reisile minejad peavad õpetajatele tooma passid ja muud dokumendid, et kuidas nende üleandmine toimub? Siin mina soovitan otseühendust võtta õpetajaga ja leppida siis kokku, kuidas üleandmine toimub. Nii, minul on Jagna sulle üks küsimus. Jah. Kuidas sulle tundus, kas sellest oli tolku sellest videointervjuust ja kuna me võiksime järgmise teha? Mulle tundub, et on tolku küll, et mul praegult siin jooksvalt umbes 5 inimest vaatasid ja saatsid jooksvaid küsimusi, et mulle tundub, et koolipere vaatab ja on huvitatud. Ja ma ei oska öelda, kuna võiks järgmine olla. Pigem ei ole mõtet sellist tähtaega paika panna, et siis kui vajadus tekib või siis näiteks selle 2 nädala möödudes, kui teha ülevaade, et kuidas see e-õpe on meil läinud. Või siis ka pakkuda näiteks järgmist nädalat, näiteks samal ajal tekitame mingi sellise rütmi, et järgmisel nädalal samal ajal. Võime proovida. Igal juhul. Mina omalt poolt lisan juurde, et kõik need küsimused ja vastused nii hästi, kui mul meeles on, et tekitan sellise korduma kippuvate küsimuste faili, kuhu siis saavad kõik need vastused ja küsimused lisatud ja annan sinna hea meelega õiguse küsimusi juurde lisada Jagnavile ja võib-olla tema lisab kellegi veel, et jooksvalt tulevaid küsimusi siis, et need saaksid vastused ja kõik näeksid neid. Et äkki see aitab praeguses olukorras. Ma lisaks ka enda poolt selle, et kui mõni õpilane tunneb, et see süsteem kuidagi ei tööta või nagu direktor ütles, et kuskilt pitsitab, siis ei tasu oodata ja kannatada, et äkki läheb paremaks. Et see on kõigile uus olukord ja pigem tuleks kohe uurida, et mingid paremat lahendust otsida ja pigem kirjutada ja õpetajale otse. Et tõenäoliselt Tuulil ja direktoril on niigi palju küsimusi ja ümberkorraldamist, et targem on suhelda otse õpetajaga, ma arvan. Aga võib alati kirjutada mulle ka. Võib ikka kirjutada. Aga jõudu ja jaksu ja eelkõige head tervist. Jah, olgem terved. Tervist minu pooltki teile.